Tere kõigile! Lahendame ühe näiteülesande korrapärase nelinurkse püramiidi kohta. Siin on meil siis tekst, et meil tuleb arvutada selle korrapärase nelinurkse püramiidi pindala ja ruumala, kui meile on antud ette siis püramiidi põhiserv ehk A ja külgserv ehk B. Alati ruumilisel kujundil tee siis joonis ja joonisele märgi kõik tähistused. Põhiserv, külgserv, apoteem ehk siis külgtahu kõrgus, püramiidi kõrgus ja siis ka see väike põhja apoteem ehk põhja siseringi raadius. Seda läheb meil ka ülesandes üks hetk vaja. Nüüd püramiidi ülesannete lahendamisel läheb vaja valemeid pindala ja ruumala jaoks ja läheb vaja ka varem õpitud Pythagorase teoreemi. Nii nagu ma juba rääkisin püramiidi esimeses videos, et siin igal pool on täisnurksed kolmnurgad. Ja selle ülesande lahenduse käigus proovime me neid siis Pythagorase teoreemiga lahendada, et mingeid puuduvaid lõike siin siis veel leida. Nii, alustame siis pindala leidmisest. Kõigepealt püramiidi pindala valem, põhjapindala pluss külgpindala. Põhi, kuna on meil korrapärane nelinurk ehk ruut, siis on põhjapindala A ruudus ja selle saame me siis välja arvutada endale ka. Nüüd järgmiseks tuleb meil leida siis külgpindala. Külgpindala valem oli siis meil selline, et põhja ümbermõõt korrutatud apoteemiga jagatud 2. Nüüd põhja ümbermõõdu saame me kohe välja arvutada, sellepärast et põhja ümbermõõdu jaoks on meil olemas põhiserva pikkus, nii et põhja ümbermõõt tuleb siis 40 sentimeetrit. Külgpindala valemis on vaja ka apoteemi. Ja vaatame, kus on apoteem, mis meil apoteemi juurest veel olemas on ja kas leidub kuskil täisnurkne kolmnurk. Nüüd ma korraks panen siis ette selle teise joonise, kus on siis kujund, mida ma saan liigutada. Nii apoteem on see roheline ja sa tead, et meil on olemas külgserv ehk see punane ja apoteem. Ja sa näed, et siia tekib täisnurkne kolmnurk. Nüüd, et seda nagu oma ülesandes paremini kujutada, siis võiks teha eraldi siia väikse joonise ühe külgtahu kohta, nii nagu ma seda külgtahku otsevaates näeksin. Et külgtahk on siis kolmnurk püramiidil alati, korrapärasel püramiidil võrdhaarne, nii et need on siis mõlemad püramiidi külgservad, see on terve, see on põhiserv ja siin on siis apoteem. Nüüd sa näed, et selles täisnurkses kolmnurgas, kus sa saaksid kasutada Pythagorase teoreemi, on meil ka pool sellest põhiservast. Ma tähistan selle C-ga ja ma panen ka oma suure joonise peale siia C, et ma saan aru, et C on see sama koht, mis mul nüüd nii-öelda natukene teise külje alt on siia ka joonestatud. Ja siit saan ma nüüd siis ju Pythagorase teoreemi kasutada küll. B on mul olemas, see on 13. C saan ma kohe välja arvutada, eks ole, et C on pool põhiservast ehk põhiserv jagatud 2. Ja nüüd ma saan siis kirjutada siit täisnurksest kolmnurgast välja Pythagorase teoreemi apoteemi leidmiseks. Pea meeles alati Pythagorase teoreemi kasutades kasuta neid tähistusi, mis on sinu joonise peal. Ehk siis mul on vaja leida ühte kaatetit, järelikult hüpotenuusi ruudust lahutan teise kaateti ruudu. Nii, ja selle me saame siit kenasti omal välja arvutada. Apoteemi pikkuseks tuleb 12 sentimeetrit. Nüüd, kuna meil on apoteem olemas, saame me kohe siis külgpindala välja arvutada ka. Külgpindala valem oli meil siin, põhja ümbermõõt oli 40, apoteem oli 12 jagatud 2 ja see vastus on 240 ruutsentimeetrit. Kuna meil on olemas ka põhjapindala, siis nüüd saamegi kogu pindala ka leida. Nii et selle püramiidi kogu pindala on 340 ruutsentimeetrit. Lähme edasi siis ruumala arvutamise juurde. Ruumala valem püramiidil on siis põhjapindala korda kõrgus jagatud 3. Põhjapindala on meil olemas. Vaatame nüüd, kus on kõrgus.
kõrgus asub meil siin. Ja sa näed, et kõrgus, apoteem ja nüüd see põhja apoteem moodustavad ka täisnurkse kolmnurga. Aga et sa saaksid paremini sellest põhja apoteemist aru, siis ma korraks, siin on see sama joon, eks ole, kui ma nüüd keeran selle põhja niimoodi täpselt ülesse, sa näed, et see on täpselt põhja keskpunktist ääreni, ristlõik, eks ole, täpselt selle küljeni. Ja et jälle siin ülesande juures oleks meil natukene paremini seda aru saada, siis teeme siia põhitahu joonise ka eraldi. Ja põhitahu ehk siis põhiserv on A, eks ole, kirjutan siia ka nii nagu siingi ja nüüd sellest keskpunktist siia ääreni ristlõik on see apoteem. Seda me tähistasime R-iga. Iga korrapärase hulknurga siseringjoone raadius on siis R-iga tähistatud. Nii, ja nüüd me näeme, et tegelikult ruudu korral on ta täpselt pool jällegi. Nii et saame selle endale välja kirjutada jälle 10 jagatud 2-ga ehk siis 5. Ja nüüd on mul siis siin selles täisnurkses kolmnurgas, seda ma eraldi välja ei joonesta, sest et ma näen siit ka väga hästi, et see on täisnurkne. Mul on vaja leida kõrgust ehk ühte katetit. Järelikult jälle hüpotenuusi ruudust lahutan teise kateti ruudu. Kirjutan Pythagorase teoreemi jälle oma joonisel olevate tähistustega välja. Nii, selle ma saan ilusti välja arvutada. Ja nüüd siit ei tule enam täpne väärtus, vaid ligikaudne. Kuna kõik vastused on siin üldiselt täisarvudega, andmed on ka täisarvudega, siis võiks lõppvastuse ehk pindala ja ruumala vastuse anda ka täisarvuna. Aga selleks, et ma nüüd vahepeal liiga palju ei ümardaks, siis ma võiksin vahevastused, kui on ligikaudne arv, ma võiksin ümardada nagu ühe järgu võrra rohkem. Et ma jätan siia praegult 10,9, et ma päris täisarvuks seda hetkel veel ei ümarda, vaid siis, kui ma saan nüüd ruumala valemisse nii põhjapindala panna sisse, kõrguse ja kui ma jagan nüüd 3-ga, vot see on nii-öelda ülesande lõppvastus, siis selle ma ümardan ka täisarvuks, nii nagu oli siis antud lähteandmed. Nii, ja selle püramiidi pindala on siis 340 ruutsentimeetrit ja ruumala ligikaudu 363 kuupsentimeetrit.